kõige ilusama ja kallima, kõige suurema ja imelisema, kõige rikkama ja ilusama asja, mida te saate enda heaks teha, on vaimselt areneda. Kuid millest alustada? Milline peab olema esimene samm? Teil on vaja hakata ennast armastama. Ja hakata ennast armastama. Mida tähendavad need sõnad, hakata ennast armastama? Paljud ütlevad, et see on ju egoism. Ei, mitte mingil juhul, sõbrad, mitte mingil juhul. Ego ja armastus ei sobi omavahel kokku. Armastus ja armastada end, see tähendab, et endast õigesti aru saada, armastada iga oma kortsukest, armastada iga oma sõrmekest, armastada oma keha, armastada oma energiat, armastada oma hinge ja kõrgemat meelt endas. Ja kui sul on see kõik olemas ja sa armastad kõike seda ning ei vihka, siis sa hakkad armastama kogu maailma. Sa aktsepteerid kogu maailma ja näed end kõiges ja see on tõepoolest nii. Idamaa tarkus ütleb, et teistes inimestes me näeme ainult seda, mis meil endas on. Ja kui sa armastad ennast, siis armastad kõiki inimesi. Sa armastad kõiki, mis sind ümbritseb ja isegi seda inimest, kes ei pruugi armastust täielikult soosida. Sa mõistad tema kurbust ja nukrust. Vaimne areng algab alati suhtumisest iseendasse ja iseenda tundma õppimisest. Esimene asi, mida on vaja teha, hakata mõistma iseennast, kes te sellised olete. Kuidas te sündisite, millisest olekust sündisite, millest te koosnete, mitu keha teil on, kuidas teie meel töötab, kuidas teie mõtted ilmuvad, mil viisil teie mõtteid töödeldakse, kuidas teie uskumused sünnivad teie sees, milline tähendus on teie emotsioonidel, kuidas need on omavahel seotud, milline tähendus on teie vaimsetel kehadel ja kuidas reageerib teie füüsiline keha sellele kõigele. Ja mis tähtsust omab teie järjekordne füüsiline organism ja millist rolli ta mängib. Üldiselt, mu sõbrad, vaimne areng on kõige kaunim, mida te saate enda jaoks teha, kuid see on ka kõige raskem ja huvitavam. Alustage iseenda tundma õppimisest, alustage enda armastamisest ja kõige ümbritseva armastamisest. Alustage iseenda mõistmisest ja aktsepteerimisest. Hakake lugema väga kasulikku kirjandust. Veel, sõbrad, ärge oodake kiireid ja lihtsaid tulemusi. Tulemus kindlasti tuleb. Vahel on ka nii, et teil on vaja läbida teatud raskused, et mõista ennast paremini, mõista oma olemust, süveneda iseenda tundma õppimisse ning sukelduda oma olemuse teadvusse ja teada saada rohkem oma olemusest. Peaasi, ärge meelt heitke ja kui teil on taotlus vaimseks arenguks, siis saabub kõige imelisem pakkumine. Edu teile vaimses arengus. Soovin kogu planeedile, igale praegu eostatud ja sündinud inimesele vaimset täiuslikkust ja õnnestugu teil kõik.